Tere kõik kingitus.ee sõbrad ja tere tulemast taas kord kuulama meie eriliste elamuste podcasti. Ja me oleme siin siiamaani intervjueerinud erinevaid inimesi. Meil eelmine kord oli meie oma töötaja Evelin siin stuudios. Siis meil on olnud siin superstaare, kuulsusi, influencereid. Aga seekord on meil teile üllatus, sest et siin meie vastas istub inimene, keda tegelikult ma usun üks tõeline kingitus.ee, iga tõeline kingitus.ee fänn kindlasti on näinud ja kindlasti teab, sellepärast et tegemist on meie ma võin öelda, et ühe populaarsema elamuse instruktoriga. Nii et tere tulemast, Paraplaani Viktor! Tere, Viktor! Ja võib-olla alustuseks sa võidki natukene ennast tutvustada, mida sa siis täpselt teed ja kaua sa selle kõigega tegelenud oled? Nimi on Viktor Usanov, lendan Paraplaaniga rohkem kui pool oma elud, praegu on 23 aastat. Issand, ja kuidas sa kõik need aastad tagasi, kuidas sa selle enda jaoks avastasid, kust üldse selline mõte, selline huvi? No mul mõtet mingid ei olnud, et mul isa on sel momendil oli langevarjur tegev, praegu on juba endine. Ja lihtsalt nii tuli, et tema oli võistlusel, langevarju võistlusel. Ja esimest korda nägime Paraplaani lihtsalt nii. Tal meeldis, ta tahtis seda hakata, proovida ja kes poja küsib. Kui isa tahab midagi tegema, siis poeg peab muidugi minna. Isa jälgada see. Ja, mine ja proovi. Ja ma alustanud lendama 98 aasta oli. Läksid ja proovisid ja sinna sa jäidki? Ja, ma proovinud veel, mul on 5 langevarju hüppe ka olemas. Et kuna tema oli langevarjur, siis mul midagi ka, keegi ei küsi, mine hüppama. Ja ma esimest oma langevarju hüppe tegin, kui olin ainult 13 aastat vana. Okay. Aga kas see langevarju hüppe siis ei kõnetanud, langevarju hüppe sport ei kõnetanud siis niivõrd palju? Mul ei meeldinud, et tegelikult nagu alla ja valmis ja kõik. Nagu mõned langevarjud räägivad, et sa oled kotkas 1 minut, pärast 10 minutit oled hobune. Siis mul ikka rohkem meeldib õhus olla rohkem. Et langevarju sportsaal on peamine, see on vaba langemine. Langevari lihtsalt pidurdab sinu langemist, ei anna nagu maa vastu minna. See ei ole seal, ütleme nii, peamine asi. Aga meil on see Paraplaaniga lendamine, see on ikka linnulend juba. Sa lendad õhuvooludega, sa rohkem aega oled õhus, mitu tundi. See on absoluutselt teine asi. Ja see on vist, seal on nii palju tehnikat ja kõike räägi, kus sa siis seda üldse õppima hakkasid? No tegelikult sel momendil, kui ma hakanud lendama isaga, mitte mina, mitte tema midagi ei teadnud, instruktori testis ei olnud, me olime esimesed. Ja kõik on oma veade ja selle üle katseme nagu. Aga see tundub nagu ohtlik viis, kuidas katsetada ja õppida, kui sa kuskil kõrgel oled. Et neid nagu väga raskeid vigu vist nagu lubada ei saa just kui. No ja mul oli paar korda, et ma kukkunud muidugi alguses oli okei, aga vedas, et mul mingi Paraplaani traumad ei ole. Aga kui kõrgelt siis? No ei ole kõrgelt, aga muidugi nagu kui sa midagi ei tea, siis sa vigu teed. Vedas, et vigu ei olnud kriitilised. Aga praegu muidugi ma juba palju rohkem tean ja mõtlen üldse, kuidas ma seda elu jäi. Ma arvan, et eks see on nagu see ka, et nooremana nagu mingid asjad ei tundu nii hullud kui siis vanemana on ju. Et praegu kindlasti paljusid asju tegema ei läheks, mida siin 20 aastat tagasi. Nagu, ma vaatan need inimesed, kes on nagu oma superbaiki nagu ostavad esimest motorattana. Mõtlen, oi. Aga kui sa kunagi siis, kas sa üldse enda seda langevarju hüpet, kui sa läksid tegema, kas sul siis ka, sul kõrguse hirmu ei ole mitte kunagi olnud? Ei, mul kunagi ei olnud, jah. Okay. Seda variandi mul ei ole.
Ütleme nii ma tunnen enda mitte eriti meeldivalt, kui seisan mingi kõrge hoone katusel, et sa vaatad alla, sul on see hoone annab sulle seda mõõtkavad nagu, mille vastu sa seda tunned seda kõrgust. Siis ei ole eriti mugav tunne. Aga kui sa oled langevarjuga või paraplaaniga, siis mul mingi probleemi ei ole. Mida kõrgem, seda parem. Aga kui sa nüüd kirjeldaksid seda, mis tunne on siis paraplaaniga lennata? Mina kui inimene, kes pole ei teinud langevarjuhüppet, mitte midagi, et mis tunne siis on, kui sa lendad seal mitu tundi õhus? No esialgselt aeg tulla meile. Terve kingitus juba meil oli mitu korda. Ja mul on hirm. Ja ma tahaks ka küsida just, et nagu, kuidas sa siin töötad? Ja aga ei, mul on hirm igasuguste õhuasjade üle, aga samas sellepärast ma küsingi, et mis tunne see on? No see on, ütleme nii, selline natukene banaalne ja et linnutunne. No see on kõige ilusam ja kõige parem see võrreldus, et ütleme, et meil mootorit ei ole. Need, kes Tallinnas lendavad mootoriga, see on motoparaplaan, see on natukene teine lugu. Tiiva on ise sama, aga nad hoiavad nende õhus mootoriga, see on juba nagu väike lennuk. Meil mootorit ei ole, sest meie mootor on loodusse jõued. Siis peamine päike, ütleme. Kui sa natukene veel siin kohal, sa mulle ennem kui me alustasime nii ilusti seletasid hästi lihtsas keeles, et kuidas siis see protsess, kuidas see loodus täpselt, mida see looduse jõud nii-öelda tähendab, et kuidas see lennuk siis sinna õhku ikkagi tõuseb? No ilma mootorita lendavad selle õhuvooludega. See on ainukene variant, mis saab sind hoida õhus. Õhuvoolud moodustab päike, ta soojendab maad, maa soojendab õhu, mis on tema kõrval. Ja kui see temperatuuri vahe läheb kuskil paar kraadi naabri õhuga, siis tasandikud meil on erinevad, mingi põld nagu tume põld või see genereerib temperatuuri vahet ja siis kui see läheb paar kraadi rohkem soojem, siis see õhk läheb natukene kergemaks ja läheb üles nagu õhuvool ja paraplaan läheb sisse, saab selle õhuvooluga minna veel üles, siis nagu kõrgus kasvab ja pärast seda kõrgust saab kasutada, et kuhugi minna nagu, et selle planeerid kuhugi järgmise õhuvooluni, leiad veel ühe ja nii edasi, sest sa pühid õhus ja liigud kuhugi nagu distantsi mingi ka. Ja see on siis nagu pidev selline mäng, et sina kui see instruktor seal, sina pead kogu aeg siis see ongi see nagu täielikult juhid seda, et mitte lihtsalt, et sa paned mootori käima ja keerad nagu rooli, vaid sa pead nagu vaatama ja jälgima ja tunnetama. Hea analoogia on selline, et nagu kui te võtate mingi kaater või motopaadi, motoparaplaan või lennuk või kõik mis mootoriga, see on mooto mingi asi, mingi kaater. Annate gaasi ja lihtsalt nagu sõidate. Aga paraplaan või puurilennuk või kõik, mis lendab ilma mootorita, see on purjekas. Te ei saa nii kiiresti liikuda nagu mootoriga, teil on rohkem sellise piiranguid. Aga te olete natukene teine asi, teil on siin mäng loodusega, see on paragliding tegelikult, see ei ole füüsiline sport, see on brain sport. Ja ma just mõtlesin, et see tundub tõesti niimoodi. Aga räägi, mis on sinu kõige pikem lend olnud? Kui kaua sul on õnnestunud siis neid õhuvoole niimoodi püüda, et õhus püsida järjest? Praegu mul on isiklik rekord 6,5 tundi õhus. Ja see oli Eestis. Ja see on Eesti rekord. 201 kilomeeter selle Rapla Kuusiku lennuväljast kuhugi Läti. Okei, vau. Ja siis lihtsalt vaatate mõne sükse põllukoha, et kuhu maanduda ja? No ja. Siis see on praegu minu kõige pikem lend ja kõige, nii nagu distantsis, aja mõttes ka. Aga kuidas sa tagasi said sealt Lätist? Mul vend sõitis all autoga. Siis enam nii häid õhuvoole tagasi pole. Õhust on väga hästi kõik näha. Sa saad aru, kuhu sa liigud, kuidas nendele minna,
lihtsalt räägid, et suund on selline, nad panevad seda navigaatorile ja läks nagu ja sa veel kirjutad kuhugi WhatsAppi õhust nagu kuhu. Ja aga see tundubki mulle täitsa uskumatu, et kui ma seal õhus olen, ma tunnen, mul jääks mulje, et ma peaks olema kogu aeg pinges, et äkki nüüd tuleb mingi õhuvool ja viib mu kaasa või et ma peaks kogu aeg nagu valmis olema, aga sa räägid, et sa rahulikult sealt chatid ja kirjutad ja ma ei tea. See on kogemus juba, et see on sama nagu auto, kui sa ainult juhiluba saad, siis sa oled selline nagu, sul on roheline märk tagant, sa kardad kõike ja selline, mida rohkem sa ländad, mida rohkem sa sõidad, mida rohkem sa midagi teed, sul on rohkem kogemust ja sa saad seda mentaalressurssi natukene teistmoodi seda teha. Aga see on kindlasti ka nagu, ma tean, et sa oled hästi palju käinud ka välismaal lendamas, et jälle anna andeks, võib-olla jälle loll küsimus, ma sellest füüsikas ei olnud, kus sellest kõige tugevam koolis, et kas siis nagu erinevates riikides, eks ole, on need õhuvoolud ju ka erinevad, on ju. Et ma ütlen, et kui siin Eestis võib-olla oletame, ongi nagu need õhuvoolud on niisugused võib-olla veits rahulikumad, et näiteks äkki siin kuskil Kesk-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas on olustik hoopis teistsugune ja veidi ekstreemsem. No siin on asi selline, et Eesti meil on 58-59 paralleel, et meil on lihtsalt päike teise nurgaga seisab siin. Ja kuna Eesti on tasandik, siis on meil rohkem osa need päike, ta peegeldab natukene edasi, siis maa sisse nii palju energiat ei lähe. Mida rohkem sa liigud ekvaatori juurde, seda rohkem seda nurg on seal parem. Ja rohkem päikeenergiat läheb maa sisse, siis ta muidugi paremini soojendab ja õhuvoolud lähevad nagu tugevamaks. Mäedes veel seal on, maa ei ole sirge, ei ole tasandik, siis kuskil mäedes, alpides see nurk võib nagu täpselt 90 kraadi olla ja mingi mäe võtab seda energiat enda sisse täielikuna ja siis on päris kõvad õhuvoolud. On mõned õhuvoolud, mida lennukid võib pooleks teha. Okei, hoiame siis nendest piirkondadest kaugemale. Siis mul on kõige tüüpiline õhuvool Eestis kuskil 2 meetrit sekundis, sul on tõesti kiirus. Aga on sul olnud mõni selline ekstreemne olukord, kus sa tunnedki, et nüüd on küll nagu hirmutav või hirmus olla, et mõni õhuvool tuli väga tugevalt ootamatult? No muidugi oli nagu et ma päris palju kohtades lennanud ja mitte alati sa tead kõike sellest kohast. Kui ma läksin Himalaja, olime Indias, Himalajad ei ole kõige madalamad mäed. Ja me veel läksime seal on see koht, kus me olime, seal on üks rida nende mäedest nagu. Nii öelda esimene korrus, kuidas seda nimetakse. Seal on mäed kuskil 3000 meetrit. Nende tagant on veel teine korrus, teine rida, seal 5000. Ja kolmas korrus on 7 ja rohkem. Ja me läksime nende vahel seal selle teisele korrusele. Seal on päris niisugune wild kohad, et kus on kedagi ei ole, ainult leopardid nagu jooksevad. Ja seal on, kui sul kõrgust ei ole eriti palju või sa eksinud, sa oled madal, sul vaja leida seda õhuvoolu, minna üles, et seal üldse sealt lennata. Kui sa sealt maandud, isegi ohutult, pole probleemi, sa maandud, aga sealt tsivilisatsiooni ei ole. Sul nädalat aega jälgsi nagu sealt minna mingi moodi. See on natukene siis süda mängib. Okei. Ja kus välismaal sa veel sellistes huvitavates kohtades oled käinud? Alpid, see on teine kodu. Ja Itaalia, Prantsusmaa, see on teine kodu. Ma mäletan, sa rääkisid kunagi, kui me siin istusime ja rääkisime juttu, siis sa rääkisid, sa käisid seal Kolumbias, käisid lendamas seal Kokura välis. 2 korda juba olin Kolumbias. Seal on tore hooaeg, ütleme nii, meil talv siin, seal on mitte suvi, seal ikka veel põhjaosa nagu maailmast, aga väga lahedal ekvaatorile ja seal on torevad kuskil detsembrist
jaanuar, veebruar on super hooaeg. Ja ma 2 korda seal käinud, trenni tegemas, enda jaoks lendama, rekordide isiklikku parandama ja see on üks suuremaid muljeid nagu, et üldse Kolumbia on selline väga selline eksootiline riik nagu. Me mäletame, tookord rääkisime, ma ise ka 1 korra käinud ja ka täiesti siiamaani nagu ainult positiivsete emotsioonidega mäletan seda kui sa lendad veel seal, siis on nagu selline mulje, kui sa nagu selle leiad mingit selle termilist õhuvoolu, ananassi plantaatsia nagu selline all nagu suur, siis ja sa oled nende üle nagu seda aga siis äkki me peaks tegema uue elamuse Viktoriga Kolumbiasse. Kergesti, natukene kallis ainult. Aga kas sul, mõtlen, et kui me just räägime nagu reisimisest ka, et kas sul on veel nagu mingisugune sihtkoht endal kuskil peas, mis võiks olla selline sinu unistuste sihtkoht, kus sa tahaksid kindlasti lennata? Ja mul on lapsepõlve unistus minna Rio de Janeirosse, seal see staatuja, see Jesus Christ ja nende üle nagu, selle üle nagu lendama. Seal lendatakse ja see on mitte kõige lihtsam selline marsruudilend, et minna selle juurde. Aga kui sul õnnestub, see on ja ta on väga suur sest. Aga kuidas näiteks on jälle võib-olla minu poolt mitte kui asjatundja, ma ei tea, kas see on tark pole probleemi nagu. Aga et kuidas on, kui sa tahad nüüd minna sinna lendama, siis kas sul on vaja mingit luba selleks või keegi peab teadma, et sa seal õhus toimetad? Tegelikult selleks on rahvusvahelised litsentsid ja mul muidugi olemas seda. Siis sa näitad, see on rahvusvaheline süsteem ja sa näitad kuskil Kolumbias, Brasiilias, ma ei tea, Alpides kuskil Prantsusmaal näed seda litsentsi ja nad näevad, okei, siis sa pead midagi oskama. Muidugi samamoodi võistlustel, sind ei võtta võistlusele nii lihtsalt, seal kvalifitseerima peab selleks, et litsentsi omama, sportliku litsentsi omama ja kõik need muud asjad. Aga räägi nüüd, ennem juba jõudsime ka põgusalt sellest rääkida, aga räägi nüüd, kuhu võistlustele sa nüüd see aasta siis, kuhu sa nüüd said? Ma 10 aastat ei võistelnud selle aastani. Niisugune paus oli natukene oma põhjused, oli perepõhjused, teised asjad. Ja sel aastal mõtlesin, et okei, vaja seda oma sportkarjääri nagu taastama. Ja läksin, sain koha Prantsusmaal ühe võistlusel ja üks koha mul oli Sloveenia. Ja mõlemad võistlused läksid ülitoredalt. Ei oodanud enda seda, et ma natukene oskan lendama. Peale 10 aastat. Ja peale 10 aastat ja seal prantsuslased ka mõtlesid, nagu tuli mingi eestlane, keda keegi ei tea ja mõlemad võistlused top 10. Üks mul oli 9. koht, üks oli 7. Ja seda punkti, mida saanud, seda paistab küll piisavalt selleks, et Euroopa meistrivõistlusele järgmisel aastal kvalifitseerima. Ja millal sul on siis see Euroopa meistrivõistlus? See on juuli lõpp. Augusti algus, kliendid vabandust järgmisel aastal see periood meil enda. Hakake juba maikuust broneerima. Siiski sa oled ju esimene eestlane, kes sinna läheb võistlema, nii et ma arvan, et kõik kliendid vastupidi hoopis hoiavad sulle püüalt ja planeerivad enda sõidud ja kõik asjad siis nagu enne või siis pärast ära. Aga millal sul üldse hooaeg algab? Mis perioodil? Ütleme nii, me saame alustada aprill-kuus. Aga praegu see koroona pärast viimased 2 aastat meil kevadel piirangud, seal midagi ei saa ja me alustasime seda mai teine pool. Vaatame, mis meil 2022 läheb. No loodame jah, et võib-olla nüüd. Ja sõrmed varbad ristis. Aga selles suhtes, et kui just tulla selle meie klientide juurde tagasi, et tegelikult sa ütlesid, sa oled 23 aastat, eks ole, lennanud, aga siin on siuke hästi huvitav fakt on see ka, et tegelikult
umbes poole sellest 23 aastast oleme tegelikult meie sinuga koostööd tegelikult teinud siin kingitus.ee-s, et sa olid täitsa selline nii-öelda üks esimeste koostööpartnerite seas. Rohkem kui 10 aastat juba. Rohkem kui 10 aastat, eks ole. 2010 me alustasime. Nii et ma kujutan ette tõesti, nagu ma alguses ütlesin ka, et iga siuke tõeline elamuskingituste fänn on korra sealt sinu toolist nii-öelda läbi käinud. Et räägi meie klientidest ka, et kas sul on olnud meie klientidega selliseid huvitavaid, ekstreemseid kogemusi, mis nad elamusest arvavad, kes kardab, kuidas nad reageerinud on sellele? No muidugi iga aasta midagi huvitav tuleb. Iga aasta keegi tuleb selline, et nagu et pärast sa mäletad selle inimesest, näiteks meil sel aastal oli selline tõeline Gruusiast selline mees, kes lennanud nagu, et Gruusia on mäeriik ja ta ei lennanud endal seal, kunagi ei proovinud ja teeb esimest lendu paraplaaniga Eestis, juba ei ole nii tavaline. No ja Gruusia mehed nagu niisugused emotsionaalsed nagu vau, vah. Selline nagu ja mina seal pean roolima, ma näeran kogu aeg. Ja iga teine tavaliselt räägib, et ta kardab kõrgust, et see on tüüpiline selline hoiatus piloodile. Ma kardan kõrgust väga, ma räägin 10 minuti pärast räägime, mis sa mõtled. Ja muidugi esimene moment start on selline, sa ise lennanud, sa tead, et see moment, kui jalad õhku lähevad, siis süda seisma saab. Aga kui kiiresti ta läheb, siis kas sa saad kontrollida seda kiiresti? See saab kontrollida, aga muidugi nagu see ei ole liiga selline kõvasti või ei ole liiga madala kiirusega, et ikkagi on tunne, et sa läks õhku. Ja paar minutit tavaliselt piisavalt selleks, et inimesed juba saavad aru, et kõik korras, et võib juba telefoni võtta. Kuni selle hetkeni, kui see vints lahti lastakse, sest see tunne, see on ka ikka päris siuke seest õõnsaks. Kui vints nagu töötab, ta tõmbab meid õhku selle kõrgusele, et me saame pärast lendama, et muidugi seal välisjõud, ütleme nii on, ta on päris võimast, ta on kuskil 4,5 meetrit sekundis meil on tõuskiirus, siis me tavaliselt lendame õhku kiiremini kui kiiruselift meie teletornis. Mõned kõrvad lähevad lukku. Aga pärast kui on lahti juba, siis sellest nöörist. Siis on rahulikum ja siis tavaliselt inimesed juba võib rahulikult olla. Ja siis kus on minu telefon, live Facebooki kuhugi, pildid Instagrami nagu ja nii edasi. Siis on... aga oleme ausad, eks ta on ka siukene nii-öelda Instagramitav elamus ka, et muidugi. Oli mul paar aastat tagasi selline kingitus, siiamaani mäletan, et tüdruk kinkis enda pojale või ma ei tea, kes ta oli talle, lendu, aga tegi niisugused täitsa üllatusena. Ta ei öelnud, kuhu nad sõidavad. Nad tulid, poisel on silmad kinni mingi šarfiga, ma ei tea, nii nagu ta ei näe midagi. Ta tuli lennu peale, ma instrukteerin teda, paneme talle selle istet, kõik, nagu ta ei näe midagi, kus ta on nagu. Ja ma räägin autole raadioga, et lähme, ja siis tüdruk võtab seda maha täna šarfi nagu ja ta niisugune enda näeb ja ta ei jõudnud isegi midagi öelda. Üks samm ja me oleme õhus. Ja vintsemise ajal niisugune vibra tuleb, mõtlen, mis vintsiga juhtus nagu jälle. Mis on siin nagu, kus see vibra tuleb nagu, niisugune pärast vaatan nagu selle istmele, kus ta istub minu ees. Tal kartus niisugune, tal vibreerib nagu.
ma ei tea, mida ta pärast tegi oma neiuga. ma tahaks pigem teada, mida ta oma neiule ennem seda tegi, et ta sinna sattus. Ma ei tea nagu. Muidugi ta paar minuti pärast sai aru. No muidugi kui ma sain aru, et see on tema kardab nii kõvasti, et nagu vibreerib. Ma hakkasin temaga rääkima ja siis ta rahuldanud ära. Aga see esimene moment oli selline silmad nagu viis. Ei no arvata on jah, kui sa nagu täiesti nagu välkselgest taevast siuksesse situatsiooni satud. See oli päris sammu tagasi ja siiamaani mäletan, et see on üks niisugused variandidest oli nagu, et võt ülitoredalt kingiti. Issakene tõesti, ma ise vist arvan ka, et ma oleksin see värise. Sest et minul on isegi, kui me käisime suvel sportautoga sõitmas, isegi siis mul jalad niimoodi kergelt värisesid. Et tõesti lennukiga, issand see on, või vabandust, mitte lennukiga, vabandust. Ja seal ei ole isegi mootorit, Karmen. Aga kusjuures tead just see, tegelikult ma olen käinud ise ju 2 korda lendamas, et see tunne tõesti, et kui sa ikkagi oled seal õhus ja sul ei ole seda mootorimüra, et see on nagu hästi maagiline, et juba selle emotsiooni pärast nagu tasub seda kindlasti proovida. Ja ma olen ise väga palju kinkinud paraplaanilendu oma sõpradele, perele ja just sellepärast, et ma ei ütleks, et ta on nagu liialt ekstreemne. Minu jaoks ta on nagu pigem siukene mõnus kogemus, et langevõrrihüpet võib-olla ma ei kingiks nagu kõigile, et sa pead ikkagi tundma inimest ja teadma, kus on tema piirid, aga paraplaanilennus on ikkagi nagu see, et sa teed alguses paar sammu ise, et siis õhku tõusta, aga ülejäänud aja sa võid lihtsalt nautida ja vaadata ja sa oled ju tegelikult täiesti professionaalse instruktori kätes seal, et sul ei olegi mitte midagi muud teha, kui Instagrami live ja lihtsalt nautida vaadet. Et mina täiega soovitan, et kellel, kindlasti on paljud inimesed, kes ei ole jõudnud jõulukingituste peale mõelda ja see ongi fine, ei peagi veel mõtlema, aga et siin on kindlasti üks idee nagu. No meil tavaliselt on selline poliitika, et see ikkagi, meil adrenaliini rohkelend see nimetakse, aga mina ütleks, et see on reguleeritava adrenaliiniga lend. Et kui ei ole vaja või taha, siis esialgu see on selline mõnus lõbus lend, mingi ringvaadelend, mida iganes, et kui inimesel on liiga rahulik õhus, on sellised. Okei, nüüd järgmine kord, kui ma tulen on sellised, kes räägivad, et liiga mõnus, liiga rahulik, tee midagi nagu, kus see adrenaliin, mida lubati siin. Siis muidugi ma saan akrobaatikat teha, pilotaaži teha, et nagu. Ja ma olen kuulnud küll surmasilmedest siin ka. Ja see läheb nagu, mul oli sel aastal üks langevarjur tuli, kes praegu hüppab. Talle kinkiti lend paraplaaniga. Ja ta tuli vaatama, mis see on nagu. Ja ta küsinud, ma siin, kuna me oleme selle Kuusiku lennuväljal, langevarjurid hüppavad kõrval. Ta tuli nendest. Davai, lendame, vaatame, mis siin on teil. Ja küsis, näita mulle, mida võimalik, mida kuidas see on, nagu, kus see adrenaliin siin võib olla. Ja me tegime temaga päris selline akrashowd, nagu, et pärast meil apladeeriti nagu maal. Ta maandus ütles, okei, nagu päris oli. Aga kuidas see siis, mis te lähte siis nagu alla ja üles või kuidas, mis te siis teete seal õhus või kuidas? Ei, kui sa lendad otsa liinil, nagu, siis kõik on väga rahulik selline ja võib pilotaaži teha, mingi trikke, mingi figuuri. Ütleme, aeg-ajalt ma teen ise oma ühekohalise tiivaga. Trenni teen selline nagu maaspiraali või inglise keeles figuur on nagu nimetakse ground spiral. Et kui sa oma tiiva selle kõrvaga joonistad maa peal ringi, siis sa lähed nii nagu ja joonistad ringi nagu. Teine nimi on death spiral.
et seal on 100 kilomeetrit tunnis kiirus ja sul on 30 senti maani ja sa joonistad selle oma tiiva kõrvaga selle ringi. Tavaliselt ma tandemiga nii ei tee. No kuna tuli siin selline langevarjur ja ütles, et davai 100%. Me tegime tandemiga niisugune ja see oli päris kahju, et keegi ei filminud. Kus need Instagrami päris olid ja päris okei oli variant. Siis sul on 100 kilomeetrit tunnis ja sul maa läheb nii kõva kiiresti vastu, et kui inimene ei tea, siis ta muidugi kardab, et praegu vastu lähme. Aga ma viimasel momendil panen tiiva lendama paralleelselt maale ja siis oma tiiva kõrvaga me veel joonistame selle ringi maa peal. Siis paragliding on väga erinev sport. Sa saad lendama rahulikult, saad lennata mootoriga, saad lendata ilma, minna mäedesse, ma ei tea, ringvaade lendu tegema. Praegu on Alpides hooaeg, ütleme niisugune hike and fly, et praegu talvel õhuvoolu juba ei ole. Aga kas on mingisugune kindel kõrgus, kus te kõik lendate või sa saad nagu ise seda valida? Me kogu aeg seda, meil on, ütleme nii, mida rohkem kõrgust ilma mootorita, seda parem. Siis me saame, sest meil on rohkem kõrgust ja aega minna kuhugi ja leida teise õhuvoolu. Selleks on vaja. Sest me kaotame kõrgust kogu aeg. Sest raskusjõud on meie mootor. Siis meil kogu aeg vaja seda kõrgust uuesti täita, nagu minna mida üles, mida kõrgem seda parem, et meil oleks rohkem aega. No tavaline hea päev Eestis on 2 kilomeetrit kuskil. Sel aastal ma oli üks tore päev, 2,3 kilomeetrit oli pilvedeserv. Väga kõrge. Ja sellest kõrgusest Eesti on juba väga väike, sa näed kõike nagu Pärnu laht, Tallinna laht, Peipsi järv nagu. Ja, kõik on kiviviske kaugusel. Umbes ja paistab nii lähedal nagu ja lendad tunde aega, lendad selles suunas. Ei ole veel, ei jõudnud. Siis on ikkagi, paraplaan ei ole kõige kiirem muidugi asi. Aga maagiline, maagiline, on midagi. Jaa. Ei, isegi mina, kes ma tunnen, et ma justkui kardan seda kõrgust ja kõike, mis lendab. Mulle ta tundub ka selline maagiline just, et sa tunned kuidagi, et see õhk veab ja kannab sind. Ja päris tihti me, mitte ainult linnulend, me lendame linnudega. Linnud päris tihti näitavad nad samamoodi, nad on targad nagu loodusest, nad palju paremini kui inimene teab ja tunnevad need õhuvoolu, kasutavad need. Siis nad päris tihti näitavad meile, kus need õhuvoolud on ja me nendega nagu kasutame, ptička seal on nagu, siis lähme ja nendega õhku siis kasutame seda. Ja Eestis linnud väiksed. Kui ma Himalajas olin, seal kotkad niisugused 3 meetrit nagu laius, see on nagu väike lennuk selline. Ta kaalub peaaegu nagu pool inimest. Seal on tõsised niisugused lennukid. Ja see on väga tore, väga ilus, kui ta on sinu kõrval. Siis sa tunned seda looduse jõudu ja mis te aega nagu ehitanud. Et niisugused tavaliselt need linnu me ei näe elus nii lähedal. Tavaline inimene, kes ei lenda, kes käib nagu maa peal. See ainult nagu zoo võib minna ja näha. Loodusesse ei näe neid. Ja isegi kui sa näed, siis peale selles oled veel kõrgel õhus, sul on veel see maagiline vaade. Ja see on üks parimaid asjad paraglidingus, et vaadet on sa mõnikord näed asjad sellest nurgast, kus kunagi keegi pole näinud. Et nagu Himalajas ma olin. Need mäed, need 5000 meetrit mägi, seal võib-olla isegi alpinisti ei olnud siiamaani, mitte ühtegi, aga sa lendad seda mööda. Aga samas see on ju nii ohtlik, kui ma praegu mõtlen, sa oled seal, sa lendad selliste mägede kohal, kus ei olegi mingit tsivilisatsiooni ega inimesi ega kedagi, et mis siis,
kes sind päästmas? aga siin ongi vaata see, et sa oled koolitanud ju, eks ole, sa oled koolitunud ja sa tead, sa oled need ohud nagu enda jaoks ilmselt selgeks mõelnud ja sul on nii palju praktikat ja siin mul tegelikult tekkiski nagu endal küsimus, mitte nagu enda jaoks on ju, aga võib-olla keegi teine, kes meid nagu kuulab, et ja inspireeris, sinu jutt inspireeris teile niivõrd palju, et ta mõtleb, et nii äge, et lisaks sellele, et ma näiteks tulen ise sõitma paraplaaniga, et sinuga koos, ma tahaksin ka ise seda õppida, et kas sa ka koolitad tegelikult? Ja, muidugi. Ma instruktor olen mitte sellepärast, et ma tandemiga lendan. Ma tegelikult olen instruktor, et ma koolitan inimesi. Et tandemi lend kingitusega see on ainult üks suund, mis ma teen. Ma olen instruktor, ma koolitan inimesi nullist, meil on lennukool, saab nullist õppida, pärast saab nagu jälle kursused nagu kõrgema tasemega minna. Sest muidugi sa ei lähe Himalaia lendama lihtsalt nullist, sama nagu sa ei võtta juhi luba värsket nagu ja lähed nagu ringrajale. Ja ma kujutangi ette, et see võib olla vaata, et ohtlikumgi, et kui lähedki ilma väljaõpeta, lähed istud mingi võimsa autorooli. Ja siis, kui sa tahad, sa alati leiad seda variandi, kuidas seda tegema. Et ma ka kunagi, kui mul, ma ei tea, 15 aastat tagasi keegi ütleks, et ma olen sel tasemel, et minna nagu teisel korrusele Himalaia nagu lendama, kus on mäed 5000, siis ma ei usuks. Aga sa õpid, sa tõusad oma seda tasemed, sa oskusi nagu trennid ja sa lihtsalt kasvad nagu. Ei muidugi sul on selline nii pikk selline see ekspertiisi staaž juba on ju, et see on jah muidugi kogemusi õpetab. Eks igaüks võtabki step by step ilmselt selle enda jaoks. Mul on õpilased ka olemas ja nagu instruktori jaoks mul on ka väga meeldiv selline, et nagu minu et need lapsed, lennulapsed nagu nad ka kasvavad, mina lähen selle Euroopa meistrivõistlusele mitte üksinda. Ma lähen oma õpilasega koos, ta ka kvalifitseeritud. Siis isegi Eesti piloot võib arendada nii selle tasemele, et ikka kvalifitseerida ja minna esitama Eestit meistrivõistlusele mingi Euroopa või maailma. Et meil on järgmine Euroopa meistrivõistlused järgmisel aastal. Järgmine meil eesmärk on meistrivõistlus, maailma meistrivõistlus. Muidugi. Ja muidugi. Siis kõik võimalik. Kui inimene tahab, siis ta saab kosmosesse minna. Täpselt nii. Aga ma tahtsin veel küsida veel seda ka, et see tundubki nagu sükene elamus, mis ongi nagu tegelikult kõigile nagu mõeldud, mõtlen see just see tandemlend on. Et ütle, kes on olnud sinu kõige noorim sõitja ja kes on olnud, kui vana on olnud kõige vanem sõitja? Kõige noorem oli minu õpilase poeg. Tal oli 4 aastat vana. No nii, saadame oma lapsed või? Lapsed tavaliselt kuskil 10 aasta selle vanuseni. Nad ei karda midagi, nad ei tea veel, kogemust ei ole, mida karta vaja. No peale seda, et nagu kuumapliidi nagu ja siis 4 aastat vana, ta oli väga rahulik, tal meeldis nagu vaadata, rääginud minuga, nagu küsinud kõige nagu. Peopesa tegistama selle jutu peale. Ja kõige vanem ma ei tea vanust, ei ole viisakalt küsida. Tänapäeval on nii raske. Meil on üldse mitte eriti viisakas töö, mul kogu aeg vaja küsida nagu neiude kaalu. Spetsiifika selline nagu Ja. See on vaikselt ütled, annad selle paberilehe niimoodi. Aga vanuse mõttes ma ei küsinud ja ütleme nii 80 kuskil selle silma peale. No väga lahe, väga kihvt. Kui ma ei eksi, siis selle inimesest on isegi tagasiside teie veebil. Okay. Ja meie kingituse all oli, kui ma ei eksi, see ongi see inimene oli selline vana ema.
kes lendas ja kirjutanud vist. Modern vanaema, selline tänapäeva. Ei, väga kihvt, ma ütlen, ma isegi võib-olla tegelikult nüüd, kui sa ütled, siis ma isegi võib-olla tean, mis tagasides sa tegelikult räägid. Aga mina tegelikult ütlen seda, et nüüd, kui ma siin sinuga räägin ja kõike kuulan su neid jutte, siis üha rohkem mul tekib see nagu kihk, et ma tahaks ka minna. Kui mingi 4-aastane ja ma ei tea, selline 80 või 70-ndates inimene saab selle tehtud, siis mis asja ma siin jokutan, mis asja ma siin olen enda peas nagu kinni. Ei, no tandemiga ja muidugi, mina vastutan, mina lendan nagu sul midagi eriti pole vaja, et ainult tulla nagu, registreerida ja tulla nagu. Lihtsalt seda aprillikuud pean nüüd ootama. No aprill on võib-olla liiga vara. Jah, kui oleneb, kui soojaks läheb. Või tavaliselt on aastad, kus on aprillis väga tore ilm. Niisugune rekordilm, ütleme nii. No vot kuskil mai juba hea. Mai, juuni parimad kuud. Juuli on väga hea tavaliselt. Ja sooja ja päev on väga pikk. Siis... Ja kui kaua see sõit või lend siis kestab? Kuskil umbes 10 minutit. Plus miinus minut, 1,5. Sõltub. Piisav, saad piisavalt seal nautida. Me tavaliselt räägime mitte rohkem minutites, me proovime kogu aeg, et iga lend oli kuskil mitte vähem kui 500 meetrile. Tüüpiline kõrgus kuskil 550-600 meetrit. Ja sealt me juba langeme vaikselt alla. Kui inimene on väga raske, siis tiiva langeb natukene kiiremini. Tekib see aja vahe. Kui me leiame õhuvoolu, kui nad on, kui ilge ajal nagu läksime õhku ja vedased ta on kõrval, siis me saame seda kasutada ja pikendada seda lendu. Et mul olid mõned päris tihti selline, sel aastal näiteks oli, et me läksime ühe tüdrukuga õhku ja ei vintsinud, tuul oli ebamugava suunas. Ja meil ei olnud seda 500 meetrit, natukene alla läksime. Juba lendame tagasi stardile, aeg on selline piiri peal, selline natukene lühike lend, okei. Ja ma leidsin õhuvoolu selle maandumise, selle platsi juures, nagu leidsin õhuvoolu ja me läksime veel üles, võitsime seda aega ja lendasime isegi rohkem kui 10 minutit. Ta ei kindlasti väga rahul. Siis ma alati kasutan võimalust kõik, mis on. Ma armastan lendama. Need, kes tulevad nagu viimased järjekorras, mõnikord, kui nendel on aega, kui mul on aega ja soovi ja ilm lubab, siis me saame mitte 10 minuti lend teha. Tahad nagu pilve oma näpuga puuta. Okei, tahan. Ei ole tihti selline lugu või mitte tihti klapivad need asjad, et kõik kokku. Aga mul kahju ei ole ja. Et täpselt need ilm ja õhuvoolud ja päikeselooja on ka linnud ja et kõik asjad peavad nagu kokku. See on paragliding, see on mõnikord nagu surfing. See ei ole sport, see on rohkem elustiil. See on selline, mina olen elav näide. Ja ma vaatan sind ja lihtsalt ma olen kadedusest siuke roheliseks tõmbumas, sest et sul ongi nagu nii äge nii-öelda hobi ja nii äge töö see kombinatsioon, et sa oled üks kuradima õnnelik inimene, ma usun. Ja vot, pool elud, rohkem kui pool elud lendan ja selle aja jooksul kogu aeg ehitan elud nii, et ma saaks edasi lendama, et ma saaks nagu rohkem lendama. Et enne mul oli palgatöö nagu tava inimesel, et Eestis on hooaeg nii lühike. Üldse nagu me teame, et meil on 3 kuud päike paistab ja edasi ei saa suusatama minna või nagu soomlased räägivad. Et ei ole meil nii palju ilma, et täitsa sellest elama. Ja oli palgatöö ja kõik, aga palgatöö tavaliselt väga segab lendamisele. Puhkust saama Kolumbiasse, kuuks minna, kriisi hullad. Kuidas nagu?
sida kutsub. praegu ma ehitanud elu ümber täielikult nagu nii, et see on esimene aasta mul oli, kui ma juba ei tööta palgana töötuna. Et siis rohkem aega, et okei, on ilm, siis me lähme lendama, meil pole vaja kedagi küsida. Kui ilma ei ole, siis me lähme töötama, teised asjad tegema ja paragliding lükkab sind selle suunale. Siin on ainult 2 variandi. Või sa ehitad oma elud, et lendama või elu ehitab enda nii, et sa ei lenda. Kõik või mitte midagi. Ja, see on nagu surferid samamoodi, müüvad majad, mul on päris mitu inimest, keda ma tean, kes müünud oma korterid, kes müünud oma majad, ostnud nagu kemperautot ja läksid nagu sellega elama selle sees ja reisivad ringi Euroopa suvel erinevad lennukohad ja see on natukene väga selline narkomaania väike. Kindlasti. Ja, sa saad ju ise valida selle stiili. Eile oli päev, kus me läksime enda jaoks lendama, et oli ilus pühapäev eile. Siin Tabasaalus lendasime. See oli, ma ei tea, vahe oli kuskil 1,5 kuud, ma ei lennanud selle momendini. Ja 1,5 kuud ei lennanud, vaatad seda ilma, käed viisevad, niisugune asju on nagu vaja doosi saama. Ei, no see on ainult see on tore. Positiivne. See on ainult positiivne ja sul silmad särevad, kui sa sellest räägid ja sa teed õiget asja järelikult. Ja kui sa ostad piletit Kolumbiasse, sa tead, et sa lähed mitte ainult lendama, sa lähed uue riigi, kui sa kunagi ei olnud nagu. Mul on praegu üks õpilane läheb selle Lõuna-Aafrikasse. Selle võistlema ka detsembris. Ka selline päris eksootiline riik. Ja. Muidugi. Siis sa mitte ainult lendad, sa reisid, sa näed maailma. Kui ma ei lenna, siis ma pool oma elust väga teine oleks. Et ma ei näeks, nii palju ei teadnud, nii palju nagu. Kuidas teistes riikides nagu inimesed elavad või Kolumbias näiteks mul oli paar korda, et ma maandunud mitte sel kohal, kus tahtsin, ei tulnud selle marsruudi lendust tagasi selle linnule, kus me elame. Maandunud seal kuskil džunglites vahepeal. Okei. Ja sa näed, kuidas elu seal toimub. See ei ole mingi turistifirma, mingi buklett või midagi. Sa näed oma silmaga, kuidas seal elu käib. Ja kõik tulevad kohe sinna pildistama nagu sinna. Maagiline mees maandunud. Terve pere nagu tuleb, tee minuga selfit nagu. Isa pärast võtab mopeedi nagu käivitab, võtab mind peale, viib selle naabri linnale, paneb mind bussi peatusele ja see davai. Mine sul kuhu vaja. Nii tore. Siis sa näed, missugused inimesed on reaalsuses on. Kui sa istud kodus või isegi reisid, aga mitte paraplaaniga, et kunagi sa ei... Parem osa, et tavalised lennukohad, nad ei ole turistikohad. Väga harva on nad klapivad kokku. Tavaliselt need paraplaani stardid, kus on meie kohad, see on selline küla, ütleme nii, kuskil Itaalias, kus mingi turist ainult juhuslikult võib minna. Ja väga selline ja väga sellised, mul on abikaasa ka kunagi ei vaadanud, me reisisime temaga Itaalias, tavalise Veneetsia, seal Piisa või tavakohad. Pärast ja kunagi meil ei vedanud mingi toredad pitsat nagu maitsime. Me oleme Itaalias, proovime pitsat. Okei, aga ei meeldinud, mingi turistipitsa, mingi türklased teinud. Ja läksime selle lennu kohale, ta on 70 kilometrist Veneetsiast. Nimi on Bassano del Grappa. Tavaline Itaalia, mitte küla,
selline koht, kus turisti ei ole palju, kus on rohkem päris selline omane. Vot, ja seal on üks parimaid restoranid, mida ma kunagi nagu elus olin. See on vot seal on pitsa ma teile. Okay. Ma olen väga räägime sellest pärast. Aga Viktor, sinuga võikski jääda siin lobisema, aga jah, meil aeg tiksub tagant ja me oleme sunnitud otsad kokku tõmbama, aga ma tõesti südamest tänan sind, et sa tulid ja inspireerisid meid kõiki ja ma tänan kõikide nende nii-öelda pikkade juba 10 aastate eest, kus sa oled meie enda ja meie klientide unistusi täitnud, et see on väga-väga suur asi, et suur aitäh sulle. Praegu. Suur aitäh. Grazie.